armsad tulevased gümnasistid. Me oleme oma varasematelt sisseastujatelt kuulnud, et ühest küljest tunnevad nad küll lütseumi vastu tugevat tõmmet, aga sellist hirmuga segatud kõhklust, mis kadus niipea, kui nad jõudsid siia majja, tutvusid meie õpetajatega ja tunnetasid seda kultuurikeskkonda, seda aurat. Mul on teist natuke kahju, et te ei saa seda oma silmaga näha ja omal nahal tunnetada, aga loodame, et vähemalt osa sellest jõuab ka ekraani vahendusel teie kodudesse. Kasutades juhust, tahaksin teile juba õpetada ühe prantsuskeelse sõna ja see sõna on nonchalance. Nonchalance. See tähistab mingit erilist rahulikkust, sellist elegantset muretust, öeldakse isegi pingutust, mida tehakse selleks, et pingutust varjata. Ilmselt olete kuulnud, et lütseumis tehakse ka omajagu süvenenud tööd, aga see töö ei ole mitte kunagi sunnitöö. Meie kooli kõige kuulsam vilistlane on laulja Georg Ots, kelle 100. sünniaastapäeva tähistasime tänavu märtsikuus. Ja võib öelda, et ka Georg Otsa laulmist väljendas, iseloomustas just selline sundimatus, selline vabadus, mille kohta võib ka öelda nonchalance. Soovingi teile nüüd, tänasel päeval ja järgmistel päevadel just sellist rahulikku ja rõõmsat keskendumist sisseastumiskatsetel. Ja ma usun, et tean üsna hästi, mida te tunnete, sellepärast, et olin ise teie rollis 24 aastat tagasi ja olen tänaseni kindel, et lütseumisse sisseastumine oli elu parim otsus. Jõudu kõigile! Armsad gümnaasiumisse astumise kandidaadid, mul on väga hea meel, et teid on nii palju meile tulnud. Aga selleks, et töö paremini sujuks, mõned asjad käin veel üle. Te olete küll saanud kõik info meili, aga mõnest asjast veel kord ka minu suu läbi. Selleks, et te saaksite katsed edukalt teha, peab teil olema loodud oma konto Moodle'i keskkonnas, sest meie esimese päeva katsed eesti keeles ja reaalainetes toimuvad selles keskkonnas. Moodle'i kontosse sisse logimiseks peab sul läheduses olema ID-kaart või pead saama kasutada mobiili ID-d. Esmaspäevased katsed ongi Moodle'i keskkonnas. Kell 10:10 alustatakse eesti keelega. Eesti keeles pead sa kirjutama kõigepealt etteütluse. Teksti sisestadki vahetult Moodle'i keskkonna tekstiaknasse. Kui etteütlus on kirjutatud, siis järgneb ümberjutustus. Ümberjutustuses kuuled sa õpetaja teksti ja pead jälle Moodle'i keskkonnas oma mõtted siis selle teksti kohta kirja panema. Pärast eesti keele katset on sul väike hingetõmbepaus. Reaalainete testid algavad kell 11:15. Seal on ülesandeid, mis hõlmavad natukene matemaatikat, natukene keemiat, natukene füüsikat. Aga kui sul on vaja sisestada sinna teksti, siis peaksid sa kõik klaviatuurilt kätte saama. No näiteks, kui sul on vaja kirjutada 6x10, siis võid julgelt klaviatuurilt kasutada tärni või isegi X-i, küll me seda mõistame. Reaalainete testid kestavad 45 minutit, nii et kella 12 on sul tänased katsed sooritatud. Võõrkeele katsete toimumisajad peaksid sa juba olema infomeiliga teada saanud. Võõrkeele katsed toimuvad siis teisipäeval inglise keeles ja kolmapäeval
vene keeles ning neljapäeval prantsuse keeles nendele, kes on seda keelt juba varem õppinud. Hiljemalt 19. maiks anname teada, kes on kutsutud 21. ja 22. mail toimuvasse vestlusvooru, mis toimub samamoodi teile juba tuttavas Zoomi keskkonnas. Mina soovin teile kõigile edukaid katsetepäevi ja tean seda, et meie järgmise aasta abituriendid ootavad juba väga põksuva südamega oma uusi rebaseid.